Eesti Rahva Autokool. Sageli juhtub, et kõik vajalikud asjad autosse ei mahu. Siis on võimalik kasutada katuseraami ja katuseboksi. Ka jalgrattaid, suuski, lumelauda ja muud vajalikku saab transportida katusel. Kas ja kuidas need lisad auto sõiduomadustele ja kütusekulule mõjuvad? Sellest räägib asjatundja. Kõik asjad, mida autole väljaspoolt külge kroovida, tegelikult ju mõjutavad auto õhutakistust. Asjad, mis on auto küljes, annavad lisaraskust. Ka see mõjutab kütusekulu, aga põhiline on siiski õhutakistus. Kui me räägime katuseraamidest või katuseboksidest, ma toon siin ühe näite. Kõige vanem ja turul levinum raam, selline nelikant tala, on paraku tuuletakistuse kõige suurem tekitaja. Sellised raamid tekitavad ka kasutajale päris kuuldavat õhuvilinat ja võivad muutuda häirivaks. On turule tulnud palju uuemaid versioone ja siin toon näite alumiiniumtalast, mille profiil on palju aerodünaamilisem, auto kütusekulu selle tõttu väiksem ja täpselt samuti on tuulevihin väiksem. Toon näite kõige viimasest arengust katuseraamide alal. Selline tiivakujuline tala, mille tuuletakistus on kõige väiksem ja täpselt samamoodi õhuvilinad selle tekitatud praktiliselt kuuldamatud. Kui te olete nüüd endale juba katuseraamid välja valinud, siis kindlasti soovitada sinna kinnitada erinevaid asjade hoidikuid. Näiteks talvetoodete transpordiks on olemas selline suusa- või lumelauahoidja. Nagu te näete, siis ka see on väga aerodünaamilise disainiga, et vähendada teie auto kütusekulu, samuti tuulevihinaid selle toote ümber. Teadagi kõige suurem asi, mis te auto katusele saate paigutada, on katuseboks. Kui teil on mingi vanakooli kandiline kast, siis see mõjutab auto kütusekulu ja käitumist tuntavalt. Nagu näha siin, valikus on ainult aerodünaamilised ja viimase sõna järgi disainitud boksid. Need on konstrueeritud silmas pidades just nimelt väikest kütusekulu ja asjade efektiivset mahutamist. Ma arvan, et nii suure, raske ja kandilise auto puhul ei ole eriti vahet, kas boks on seal peal või ei ole, sest see kütusekulu ja see sõiduomadused sellest ei muutu mitte midagi. Vähemalt mina küll ei saa aru sellest mitte midagi aastaringus. Valikul te peate silmas pidama katuseboksi kandevõimet, samuti katuseraamide kandevõimet. Üldjuhul piirab autotootja ise katusele lubatavat koormust ja see on kuskil 75–100 kilogrammi. Kui veel rääkida bokside aerodünaamilisusest ja kütusekulu mõjutamisest, siis võin näiteks tuua meie kasutajate hinnangud, mille kohaselt üks täis katuseboks lisab auto kütusekulule 0,5–1,5 liitrit 100 kilomeetri kohta. Korraliku katuseraami ja katuseboksi valik on oluline, kuna korra neid ostes teenivad nad teid pikalt ja aastaringselt. Sõidan palju ja eriti palju just maantee peal ja kui just maantee peal pikka maad sõita, siis hakkab mõjutama seal kütusekulu, küljetuuled, raamid vilisevad, väikse auto puhul on see hakkab häirima. Et põhimõtteliselt, kui mul vaja ei ole boksi, siis ma ikka iga kord võtan ta maha, et vaja läheb, panen jälle peale, ta ei ole raske. Terveks eluks vajalik.